Tervist! Ma räägin selles videos tsüklist. Ja tsüklid on meil siis erinevaid ja tsükkel on meil siis vaja selleks, et näiteks mingit koodi korrata. Kas siis teatud arv kordi või kuni teatud tingimuseni või siis mingite teatud olukordadeni, mida me võib-olla ette isegi ei tea. Ja vaatame praegult esimesena sihukest tsüklit nagu while tsükkel. Ehk siis while tsükkel on selline kordus, kus siis saab mingit koodiplokki korrata ja seni kuni siis mingi kindel tingimus on tõene. Ja korraldus siis täidetakse kas 0, 1, 2 ja nii edasi korda. Ja siin on siis ka koodi näide, kuidas seda kirjutatakse while, siis paneme sulgudesse mingisuguse tingimuse ja kui see tingimus on tõene, siis pannakse see järgnev korraldus käima. Ja seda siis tehakse seni, kuni see tingimus on tõene. Ja kui ükskord see tingimus enam tõene ei ole, siis jätkub koodi käivitamine peale seda tsüklit. Üldiselt on mõistlik kasutada sellistel juhtudel koodiplokki, ehk siis lisada need loogilised sulud, siis me saame mitu korraldust panna sellesse while tsükli sisse. Ja tsükkel siis näeb välja selline, et kui meil on mingisugune kood, mis ülevalt alla jookseb, siin on koodiread ja me jõuame siis tsüklini ja siin on siis while tsükkel. While tsükkel on meil siis selline, et meil on siin mingisugune tingimus, selline küsimärgi, et see peab siis vastama küsimusele, et kas jah või ei, et on siis nagu boolean või siis tõeväärtustüüpi mingi tingimus. Ja kui see on tõene, siis paneme käima mingisuguse koodi osa. Siin on siis mingisugune kood. Ja see on nüüd see, mida me siis kordame. Kui see kood lõpeb ära, siis minnakse uuesti tagasi siia tingimust kontrollima. Kui see tingimus on jälle tõene, ma panen siia true, siis pannakse see kood jälle käima, minnakse jälle kontrollima. Ja seda siis nii ka korratakse, kuni siis mingil hetkel see tingimus ei ole enam tõene. Ja kui see tingimus ei ole tõene, siis jätkub koodi käivitamine siit peale seda tsüklit. Ja see tingimus siis näiteks võib olla, et ma ei tea, korda mingisugust tegevust, kuni päike paistab, nii kaua siis teeme mingit asja. Kui päike paistab, siis paneme midagi käima. Kui nüüd õhtu jõuab kätte, et siis enam päike ei paista, siis jätkame mingisuguse muu tegevusega. Siis on üks näide, kus meil on loodud üks muutuja number, mis alguses on 1. Ja siis mida seal tsükli sees tehakse, on siis see, et prinditakse neid arve välja. Ja seda tehakse seni, kuni siis see number väärtus on väiksem kui 6 ja tsükli sees toimub siis selle väärtuse suurendamine. Ehk siis, kui ma esimene kord siia tsüklisse või sellesse while tsüklisse jõuan, siis on see number väärtus on 1. Ma panen siia väiksed kirjad, number on 1. Ja mis siis juhtub, on siis see, et me siin prindime ta välja, ekraanil tuleb 1 ja nüüd number väärtus muutub 8. Jälle siin tingimuses me vaatame, et kuna see on väiksem kui 6, paneme jälle käima, niimoodi siis see asi kordub, kuni siis lõpuks 5-ga veel pannakse käima. Nüüd siin tsükli sees siis muudetakse see number väärtus 6 ja nüüd, kui ma jõuan siia kontrollin, kas see n on väiksem kui 6. Kuna see ei ole tõene, siis ma lähen siia false osasse, nüüd koodi käivitamine jätkub järgmisest reast, mis peale while tsüklit on, ehk siis see done prinditakse lõpuks mulle siis siia välja. Ehk siis ma käivitasin koodi nii kaua, kuni see tingimus oli tõene. Nüüd Javas on olemas ka selline tsükkel nagu do while. Ehk siis mõte on umbes sarnane, et meil on mingi tingimus, see määrab ära, et kas me hakkame koodi kordama või mitte, aga vahe on selles, et kui lihtsalt while tsükli puhul, ma panen üles ka, et see on while tsükli puhul võis juhtuda olukord, kus me tulime siia kontrollima ja see kontroll oli kohe vale, siis ma ei pannud koodi ükski kord käima. Nüüd, kui me teeme siia do while, siis do while'i puhul on selline erand, et see kood pannakse alati vähemalt üks kord käima. Ja see siis võiks välja näha selliselt, et meil on, kui me siia sellesse koodi osasse jõuame, siis siin on see kood. Ehk siis see on umbes see sama kood, mis mul siin on, et on mingisugune asi, mida me võib-olla tahame kordama hakata ja nüüd siin lõpus on tingimus. Ja kui see tingimus on tõene, siis me paneme selle koodi uuesti käima, true. Ja kui see kood või kui see tingimus ei ole tõene, siis lähme edasi järgmise koodi juurde.
ja lihtsalt nende nii-öelda positsioonide äravahetamine tekitab olukorra, kus see kood pannakse alati vähemalt üks kord käima. Ja pärast seda siis, kui mingisugune tingimus on tõene või väär, siis sõltub sellest, et kas me hakkame seda kordama. Analoogselt saaks ikkagi neid arve välja printida, et kui ma while tsüklis tegin sellise koodi, siis see do while töötaks tegelikult antud juhul samamoodi. Et siin ma prindiksin välja number 1, suurendan number väärtust ja siin kontrollin, kas see number on väiksem võrdne 6. Ja kui ta on, kui on väiksem 6, siis ta läheb uuesti seda koodi käivitama. Eks samamoodi, et enne on alguses 1, 2, 3, 4, 5, 5-ga läheb siia, siis ta on veel väiksem, kordab. Nüüd n muutub 6, aga jah, ja nüüd, kui siin toimub see nii-öelda kontroll, siis kuna ta enam ei ole väiksem kui 6, siis ta jätkab järgmise koodi käivitamist. Ehk siis põhimõtteliselt tulemus on täpselt sama, et siin ei olegi vahet, kui me kordame koodi mitu korda. Vahe tuleb sisse siis, kui me mingil juhul tahame kuidagi garanteerida, et see kood pannakse alati üks kord käima. Ja siin on siis samamoodi, et see do while kirjutatakse meil sellisel kujul, et on do, siis tuleb see koodiblokk ja siis while on siis nagu lõpus. Et nagu siingi on näha, et kui see while on alguses, siis on kood, siis siin on vastupidi, et alguses on kood ja see while on seal lõpus. Ehk siis ta on nagu, kui seda koodi lugeda, siis on võib-olla ka natuke selge, et see kontroll toimubki seal ploki lõpus. Ja see on üks näide. Ja ongi see numbrite näitamine võib-olla on niisugune nagu igav näide või siin ei tule see vahe välja. Aga näiteks klassikaline näide võiks olla see, et kui me mängime mingit arvutimängu. Ja arvutimängu mängimise lõpus näiteks on niisugune mäng, mida sa natuke aega mängid, siis saad surma, siis tahad uuesti mängida. Ja tavaline on see, et sa kõigepealt tahad ikka ühe korra mängida ja siis tuleb küsimus, et kas sa tahad veel mängida. Et kui me prooviksime seda tavalise while tsükliga teha, siis juhtub see, et mul ei ole siin alguses nagu midagi küsida. Imelik on küsida kohe mängu minnes, et kas sa tahad mängida. Ja siis ta ütleb, et ei taha ja siis lõpetad ära. Et pigem on see, et sa tahad alguses kindlasti ühe korra mängida ja siis küsitakse, et kas sa tahad veel mängida. Kui ta tahab, siis mängib. Nii kaua saab korrata, kuni tahab. Ja siis me kasutame pigem do while tsüklit. Ja siin ongi niisugune nagu lihtsustatud näide, et do tsükli sees kõigepealt esimene asi on see, et hakkame mängima. Kui mäng saab läbi, siis me küsime kasutajalt, et kas ta tahab veel mängida. Ja nüüd loeme sisse, mida ta vastas, et jah või ei. Ja nüüd, kui ta ütles jah, siis me lähme siia uuesti mängima. Kui ta ütles ei, siis lõpetame programmi ära. No siin on natukene Java koodis proovitud see ka sisse panna. Aga et kuna siin see play game on niisugune lihtsalt üks meetod, mida välja kutsuda, et seda me siin koodis ei ole näidanud, et siis võib oletada, et see on mingisugune keeruline meetod, mis siis päriselt mängu käima paneb. Aga et siis me garanteerime selle, et meil ükskord pannakse vähemalt see kood käima, ehk siis ühe korra ma saan mängida ja lõpus toimub see kontrollimine. Nüüd tsükkel, kui meil on see kood, see tsükkel pannakse üldiselt tervenisti käima, nagu tavaliselt ikka, et ülevalt alla täidetakse koodiridu, aga meil on võimalik siin sees mingitel teatud juhtudel lõpetada selle tsükli täitmine või selle koodi täitmine ära. Ja selleks me siis saame kasutada break korraldust. Ja kuigi me siin ennem vaatasime, et siin on see kontrolli tingimus on kas siin alguses või on lõpus, et kas me lähme kontrolli või uuesti kordama või ei lähe, siis tegelikult on võimalik seda kontrollimist teha ka tsükli sees. Ja miks see võib vajalik olla? Vahel on lihtsalt see, et hästi keeruline on siin kõiki asju kontrollida või siin. Näiteks, et mul on mingi selline keerulisem mäng, kus ma näiteks erinevates olukordades mäng näiteks tahab lõppeda, et mul on see mängu nagu käib, kogu aeg on mängutsükkel ja näiteks kui mul saavad elud otsa või kui saab aeg otsa ja nii edasi, et kõiki need asju niimoodi siia algusesse või ka siia lõppu vahet ei ole, kirja panna on väga keeruline. Et seal võib neid tingimusi olla näiteks 10-20 erinevat ja see ei ole väga loetav ja teinekord on ka see, et need tingimused juhtuvad äkki, et praegult on niimoodi, et kuna siia kontrolli või ka siia kontrolli me jõuame alles pärast seda, kui kõik need read on käivitatud, aga võib-olla juhtub nii, et sel hetkel, siin kuskil teisel real, mul on nüüd äkiliselt vaja see tsükkel ära lõpetada. Selleks me saame kasutada breaki. Ja mis ta siis teeb? Lihtsalt, kui meil siin vahepeal on break, siis ta sisuliselt lihtsalt otse läheb nii-öelda siit, võime öelda, et ta läheb siia. Või läheb sellesse samasse nii-öelda ahelasse, mis siit välja läheb. Ja siin siis samamoodi, et kui mul siin on mingisugune kood, kui ma tahan siit välja breikida, siis see breik viib mind otse siia. Et seda järgmist rida üldse käima ei panda.
ka ei panda seda tingimust enam eraldi käima. Või see on võib-olla parem näide, et kui ma siit välja breigin, siis seda tingimust enam ei kontrollita. Ja kuidas seda kasutatakse, et tihtipeale luuakse selline nii-öelda lõputu tsükkel, ehk siis kui me vaatame seda koodi näidet siin, siis me lihtsalt kirjutame selleks tingimuseks, kirjutame true. True tingimus siis on alati true, nagugi see pilt siin ütleb, mis tähendab seda, et tegelikult selline kood jääks lõputult käima. Aga nüüd me saame siis selle nii-öelda tsükli sees teha mingisuguseid kontrolle, näiteks küsime kasutajalt mingit sisendit ja kui ta sisestab näiteks positiivse arvu, siis me saame öelda, et nüüd võib ära lõpetada, et see oli korrektne. Et noh, antud juhul mõte on siis selline, et kood, mida me hakkame kordama, on selline, et küsime talt näiteks mingisuguse suurem mingisuguse arvu, kui ta kirjutab see näiteks -3, siis me küsime talt uuesti. Et noh, ma panin see lihtsustatud kujul, et sisestava positiivne arv, paneb see näiteks, ma ei tea, veel -10, siis küsime uuesti. Ja nüüd, kui ta sisestab 10, siis me saame break teha. Break. Seda sama asja saaks tegelikult ka sellisel kujul teha, et on do while, et me alguses küsime talt selle sisendi ja siin kontrollime, kas on positiivne. Ja no me saame seda alati tagurpidi ka kontrollida, et kui ei ole positiivne, siis korda. Ja kui on positiivne või noh, antud juhul, et jah, kui ta on positiivne, siis mine tsüklist välja või no lõpeta tsükkel ära. Saab ka nii teha, aga siin on lihtsalt niisugune lihtne näide toodud selleks, kuidas seda breaki kasutada selles lõputus tsüklis. Tavaliselt me breaki sellisel kujul kasutame olukorras, kus on natuke keerulisem kood või ongi, nagu ma ennem tein näite, et meil on mitu erinevat tingimust, mis võivad selle korduse lõpetada. Mida saab veel breakiga teha? Javas on selline võimalus, et me saame tsüklile määrata nii-öelda sildi või label või nimetuse. Ja break korraldusega saab kaasa anda ka selle sildi, et millist nii-öelda tsüklit me lõpetame. Ja see on üks näide, kus mul on 2 for loopi üksteise sees. Muidu break vaikimisi läheb välja või lõpetab selle tsükli, mis on nii-öelda temale kõige lähemal. Ehk siis antud juhul, kui ma seda break autorit siin ei kirjutaks, siis see break lõpetaks selle sisemise tsükli, aga välimine tsükkel läheks edasi, ehk siis ta võtaks sealt nii-öelda järgmise i ja hakkaks seda suurendama. Ja siis ta satub jälle sinna J-tsüklisse. Aga nagu näha, mul siin esimese for tsükli ette on kirjutatud nii-öelda silt outer. Ja nüüd, kui ma siin kirjutan break outer, see tähendab seda, et antud juhul ta lõpetab ära ka selle välimise tsükli. Et see on päris tihti olukordades mugav, eriti kui teil on neid tsükli ja erinevaid ka for ja while tsüklid, rägastik on mitu tükki. Et siis te saate väga selgelt öelda, et nüüd breigime välja sellest tsüklist. Kuigi 99% ajast selliseid asju vaja ei ole, sest tavaliselt te ikkagi breigite välja sellest ühest tsüklist, kus te olete. Lisaks breigile on olemas ka selline korraldus nagu continue. Ehk siis, kui me breigi puhul nägime ära seda, et ta läksid välja, siis continue puhul, no ma joonistan näiteks siia. Kui ma see continue panen näiteks siia, siis see continue sisuliselt läheb siia algusesse. On palju see ühe rea veel juurde. Et continue ja breigi puhul mõlemal on see, et järgmise ridu me sellest koodiplokist enam ei täida. Ja siis see tsükli täitmine hakkab järgmisest sammust, ehk siis toimub uuesti see kontrollimine, või kui me pärast vaatame for tsüklit, siis võetakse for tsüklist järgmine nii-öelda element või ikkagi järgmine samm. Ja see on siis üks näide, see on küll for tsükliga, aga mõte on siis see, et me käime läbi ühte massiivi, numbers massiivi, ja kui nüüd see element, mida me praegult vaatame, i on siis see, mis muutub, i tähistab siis seda indeksit või millist elementi me vaatame, kui see jääk jagades 2 ei ole 0, siis ta võtab järgmise elemendi. Ehk siis sisuliselt, mis juhtub, on see, et kui see jääk ei ole 0, siis need elemendid ta nii-öelda jätab vahele ja teised ta siis prindib välja. Ehk siis antud juhul võib öelda, et ta prindib välja kõik paarisarvud. Ja vaatame korraga for tsüklit. Et for tsükkel on võib-olla asi, mida te kasutate isegi rohkem. Ja seda me kasutame olukorras, kus tsüklite arv või korduste arv on tegelikult teada. Kui me siin ennem while tsükli puhul pigem lähtusime niimoodi, et meil on mingi tingimus, millest see sõltub,
siis for loopi puhul me pigem kasutame seda siis, kui me teame, et meil on täpselt näiteks 10 tükki vaja seda korrata või 10 korda vaja korrata. Ja see sammude arv, see ei tähenda seda, et ta peab olema teil kuidagi nagu fikseeritud mingisugune kindel arv, ta võib olla ka näiteks mingisuguse massiivi, järjendi, mis iganes kollektsiooni pikkus. Näiteks teil on mingisugune massiiv, kus on sees nimed, siis te tahate kõik need nimed läbi käia, siis teil tegelikult on teada see arv, palju te neid läbi käite, see on siis nii palju, kui neid elemente seal on. Ja see on siis näide, et tegelikult seda for tsüklit ja seda while tsüklit saab niimoodi ühest teiseks teisendada ja vastupidi. Ja siis on siis nagu siuke näide. Ma võib-olla joonistan ta siin korraga läbi, et võib-olla natukene paremini selgeks teha see asi. Ehk siis, kui me proovime while tsüklit kirjeldada, siis me saame siia kirjutada siukse asjad. Ma panen siia niisugused lühendid, et init. Init on siis see, et kus me initsialiseerime erinevad muutujad. Ja seal võib ka mingisuguseid muid asju olla, aga tavaliselt me mõtleme siin muutujate initsialiseerimist. Siis meil on siin while tsükkel. Ja siin on mingi tingimus. Paneme siia näiteks condition. See on siis blokk. Ja ma olen blokki siis näiteks, tegelikult see blokk peab natuke pikem, aga ütleme, et siia, mis see sisse läheb, on siis see, et meil on siin see kood. Panemegi siis mingi statements. Meil võib mitu tükki olla, on mingid tavalised korraldused. Ja siis me tavaliselt teeme siin veel siukse asja nagu update. See loogiline sulg on nüüd siin, see käib siia sisse. Ja nüüd, kui me seda sama asja tahame for loopina kirjeldada, siis me kirjutame selle niimoodi, et me paneme for. Ja nüüd sulgude sisse me paneme tegelikult need 3 asja, mis ma siia kirjeldasin. Esimene osa on init. Siis on siin semicolon, siis on see condition. Ja siis on update. Ja siin sees on siis need statementid. Ehk siis, kui mul siin pidin kirjutama 1, 2, 3, 4, 5 rida, siis siin ma saan selle sama asja 3 reaga kirjutada. Pluss siis teinekord lihtsalt see for loop on nagu kuidagi selgem, et meil on siin nagu need 3 erinevat tükki. Silm kohe haarab ära, kus nad on. Nad on nagu toodud ühele reale siia. Siin on see, et ma pean need nagu erinevatest kohtadest üles leidma, et see update on kuskil siin all ja eriti kui see kood on veel pikk, siis võib-olla nii, et see update ei mahu kui sulle ekraanile. Et sa pead minema scrollima, vaatama, mis seal toimub. Nii et väga tihti me tegelikult kasutame seda for loopi selleks, et siis oma programmis kordust teha. Ja võib-olla mõned siuksed märksõnad, et mis siin on, siis see init ehk siis see algväärtustamine on tegelikult ükspuha, milline avaldis võib seal olla. Tavaliselt me lihtsalt deklareerime siin muutujaid. Et ongi, et näiteks klassikaliselt siis deklareerime muuta i, int i, mis siis on täisarv ja anname talle alguses väärtusega nulli, siis see tingimus on siis tavaline tingimus, mis siis on samamoodi tõeväärtus tulemusega, ehk siis kas tõene või väär. Näiteks kas i on väiksem kui 10 ja siis see update on see, kus me siis muudame tavaliselt seda muutujat, mis me siin selles inite osas lõime, ehk siis näiteks i suureneb 1 võrra, ehk siis i on i+1 või siis i++, mida me saame jaos kasutada. Ja siis siin sees me prindime näiteks välja selle i väärtuse. Ja antud juhul me siis selle koodi näitega saamegi printida arvud 0–9 ekraanile. Et see sama sai teha ka while loopiga, meil oli ennem sarnane näide, aga et see for on kuidagi selgem. Ongi, et ma näen kohe ühel real ära, et okei, et meil on mingi muutu i, see i muutub kuni ta saab väiksemaks kui 10 või seni kuni ta väiksem kui 10 ja i iga kord muutub 1 võrra suuremaks. Tavaliselt see klassikaliselt ütleme nii, et see init ja update ongi see, et siin me loome muutuja i, mis saab algväärtuseks 0, siin me suurendame seda 1 võrra, ehk siis teeme i++, ja siis võib-olla kõige erilisem osa siin ongi see for loopi see tingimus. Aga siin saab ka väga palju keerulisemaks minna. Et siin on üks näide näiteks, kuidas saab for loopis teha ka näiteks korrutustabelit, et ongi, et siin mul on lihtsalt 2 erinevat muutujat, antud juhul, eks ole, kui ma siin kasutasin näites eelmises i-d, siis mul on muutuja row, mis siis näitab seda rida ja koll siis võiks tähistada nagu veergu, et siis mul on natuke selgem seda kasutada koodis hiljem. Et kui ma võin ka i ja j panna, aga siis teinekord on natuke segane, et kui ma pean seal
mingist kontrollist kasutan i-d ja mingis kohas j-i, et siis võib tekkida segadus, nii et pigem kasutage niisuguseid selgeid muutenimesid. Lihtsalt i on klassikaliselt nagu indeks, sellepärast on väga hea seda i-d seal ka kasutada. Ja võib-olla ühe asja veel, mida võib korra läbi mängida, on siis see, et kui mul on näiteks see näide siin, kus on, prindime välja neid arve, ta iseenesest ei ole väga keeruline kood, aga kui me nagu prooviks korra läbi mängida, et mismoodi siin see kood töötab, nimetan selle statementsi, nimetan s-iks, et siis mul oleks nagu lihtsam. Et kui me siia sellesse nii-öelda for tsüklisse jõuame, see esimene asi, mis juhtub, on see, et pannakse käima see init. Ja järgmise asjana pannakse käima see condition. Ehk siis condition, ja kui see condition on nüüd tõene, siis me paneme käima statementsid ja siis paneme käima update'i. Ja siis samamoodi pannakse see condition jälle käima. On palju see küsimärgi, et see condition näitab ära, et kas me lähme siis siia statementsitesse või me lähme siis siit välja üldse. Ja see siis hakkab siin korduma. Ehk siis init pannakse käima üks kord, aga ta alati pannakse käima. Et isegi kui see condition nii-öelda on väär, ehk siis see tingimus on näiteks väär, ma kohe kontrollin, kas i on väiksem kui miljon või i on väiksem kui -miljon näiteks, aga ma loon ta nulliga, siis see init pannakse ikkagi käima. Ja nagu tegelikult öeldud, et kui klassikaliselt see init näeb välja midagi siukest, et me loome siin uue muutu ja int i on 0, siis tegelikult ma võin siia panna ka näiteks mingi olemasolev muutu, näiteks mul on mingi number, on 3. Et ma ei loo uut muutu, vaid ma muudan mingit olemasolevat muutu, mis mul enne on kasutusel. Seda ma muidugi ei soovita teha, sest see tekitab alati segadust, aga põhimõtteliselt siin initis võib igasuguseid asju teha, et see ei ole piiratud sellega, et te peate i väärtustama nulliga, sest enamus näited on see, et int i on 0, siis jääb siuke tunne, et see ongi nagu for loop'i osa. Tegelikult for loop'i osa võib olla mis iganes, et seal võib olla ka mingi meetodi väljakutse ja nii edasi. Ja siis on veel üks näide, mida saab teha, on siis see, et me võime kirjutada ka siukse for loop'i, panen siia alla, kus me kirjutamegi lihtsalt 2 semikoolonit sinna sisse, mis tähendab seda, et ei toimu algväärtustamist või ta on tühi, see on nagu tühi korraldus. Tingimust ei ole, kui tingimust ei ole, siis see vaikimise tähendab seda, et see nagu oleks true ja uuendamist ka ei ole, see on nagu ka tühi korraldus. Ehk siis selline näide on sama, nagu me kirjutaksime while tsükli, mis siis on while true. Väga tihti seda vaja ei ole, et ütleme, et kui on selline for loop või selline tsükkel, siis ma pigem kasutaks seda while true'd, kuna ta on natuke selgem, aga lihtsalt jällegi teadmiseks, et võib nii olla. Ja võib olla ka nii, et näiteks teil siin see init on, aga conditionit ei ole. Võib olla ka nii, et esimest 2 ei ole, aga ainult update on. Et ühesõnaga igasugused kombinatsioonid on ka siin lubatud. Et kuna igaüks võib tühi olla ja nad võivad ka ükshaaval seal olla või 2 kaupa või siis kõik 3 võivad olemas olla. Ja võtame need tsüklilised kokku, et tsükkel on siis selleks, et mingit koodi osa korrata, et me ei pea seda kopeerima mitu korda, vaid me kasutame tsüklit, et seda sama asja mitu korda teha. Meil on siis while, do while ja for tsükkel ja while tsükliga me siis toimub kordamine niimoodi, et kui tingimus on tõene, siis pannakse see kood käima. Do while'i puhul mõte on sama, et kood pannakse käima, kui see tingimus on tõene, aga vahe on selles, et vähemalt üks kord pannakse see kood käima, sest kood, ta näeb välja nii, et esimene kord pannakse kood käima ja siis toimub see kontrollimine. Ja for tsüklit me tihti kasutame siis, kui meil see korduste arv on teada, ta on kas piiratud mingisuguste elementide hulgaga või siis ongi, ma ei tea, siin oli lihtsalt väga fikseeritud tingimus, et i on väiksem kui 10 mingil põhjusel. Ja break on siis see, millega me saame ükspuha millises selles tsüklis välja või lõpetada selle tsükli käitamise ära teatud tingimusel näiteks. Muidugi keegi ei keela mul kirjutada ka niimoodi, et mul on siin nende, kus iganes mul siin need statementid on, ja statementide sisse ma lihtsalt breigi. Aga siis ta enam ei ole niikuinii tsükkel, seal ei ole nagu väga mõtet. Et tavaliselt see break toimub ikkagi mingisugusel tingimusel. Kui, ma ei tea, mängija on surnud, siis lõpeta mäng ära. Või kui kell sai 9, siis pane tuled kustu või midagi siukest. Või siis lõpeta see tulede põletamine, lõpeta ära näiteks. Nii, aga sellega on praegu kõik, aitäh!